15 ja 25 minutit on kelli ja me jätkame teemal, mis iga aasta, kui mitte üks kord, siis mitu korda, kui mitte mitu korda, siis vähemalt üks kord tõstatub ja võrdse palgapäev on see, mida tähistatakse sellise kampaaniaga Tilliga ja Tillita homme, aga samas on selle nädala lõpus, 13. aprillil Pärnus suur konverents järjekordselt, võrdse palgapäev on ka seal teema ja sellest teemast räägitakse, aga andmed ei parane, sest Eestis on aastatega ikkagi jäänud see nii-öelda sooline palgalõhe sinna 30% juurde, mis on Euroopa kõige suurem. Ja kui vaadata ka nende andmete sisse, et kus on kõige suurem palgalõhe näiteks sektorite kaupa, siis Eurostat on välja toonud, et Eestis on kõige suurem palgalõhe finants- ja kindlustussektoris, kus meeste ja naiste palgavahe on 44,9%. Samas on sooline palgalõhe umbes 28,9% ettevõtlussektoris. Töötavas tööstuses on palgalõhe siis Eurostati andmetel 32,7% ja neid andmeid ja protsente võib lõpmatuseni ette lugeda, sest seda teemat on nüüd aastate jooksul tublisti lahatud, lõigatud ja kokku arvutatud, aga tuleme tagasi selle võrdse palgapäeva konverentsi juurde. Üks konverentsi korraldustoimkonna liikmeid Leena Kivisild on meil telefonil. Tere päevast! Tere päevast! Leena, kas te ise ei väsi ära sellest teemast rääkida ja konverentse korraldada? Kui vaadata ajalugu, me oleme sellega tegelenud tõesti aastaid. Habemega naine. Habemega ürituste sari, siis kipub küll väsimus peale tulema, aga kui vaadata, mis meile nagu jõudu annab või optimismi sisendab, on see, kuidas meie naaberriigid, ei ole vaja kaugele vaadata, Skandinaavia maad on edenenud, kuidas on nemad saavutanud olukorra, kus palgalõhe on oluliselt väiksem, ta küll on, aga see on väiksem. Ja kes siis ikka teine võitleb selle eest, kui naised siin samas Eestimaal? Kas te saate võrdselt palka meestega? No minuga on nagu see lugu, et ma olen ise endale tööandja. Aga kui ma näiteks olen läbirääkimistel, siis ma püüan küll ennast häälestada nii, et ma mõtlen ainult sellele, kuidas olla tubli läbirääkimistel ja seista oma nagu õiguste ja vajaduste ees. Et ei lase ennast heidutada sellest, et võib-olla mul vastas on võib-olla väga enesekindel mees otsustaja. Kui vaadata neid andmeid, mis puudutab siis, et millistes sektorites on kõige suuremad palgalõhed, siis tegelikult see, et ehituses või kuskil on suured palgalõhed, ei üllata. Finantssektor tegelikult mind pigem üllatab. Ja kui te nüüd ise püüate aastate jooksul räägitule tagasi vaadata, siis hea küll, see enam meid ei üllata, me sellest üllatusest rääkisime, et te muudkui räägite sellest, aga kus on teie jaoks, Leena, kõige suuremad üllatused peidus olnud, kui vaatate neid andmeid, mis erinevatest uuringutest välja tuleb ja me räägime Eestist ja Eesti palgalõhest? Üllatus on, ütleme isegi sellist jätkuvat hämmingut pakub see, kuivõrd tugevalt on Eestis juurdunud see, et mida peetakse naiste töödeks ja meeste töödeks. Peenelt öeldes on see segregatsioon, nii-öelda horisontaalne segregatsioon. Ja teine on vertikaalne segregatsioon, see tähendab, et juhid, eriti tippjuhid on meil ikkagi mehed ja naised on need, kes on siis allpool. Ja juba esmatasandi juhtide hulgas juba naiste osakaal on päris korralik, aga see vahe on ääretult suur. Tippjuhtkondades on väga vähe naisi. Ja siis ma tahan lihtsalt seda öelda, et Eestis on see lõhe, on see pilt nagu äärmuslikum võrreldes teiste riikidega. Teine, mis see hämmastab, üllatama paneb, on hoiakud. Et kui mingi asi on eksisteerinud nii kaua, siis hakkab see tunduma normaalsusena. Et nii peabki, nii ongi. Ja sellest on natuke kurb ja see puudutab muidugi nii naiste hoiakuid, kes on sellega leppinud, kui ka teiselt poolt riigijuhtide hoiakuid, kes ignoreerivad seda teemat.
nii et see on, ausalt öeldes, see on nagu üllatav Eesti puhul, kes me peame ennast tegelikult Eestit progressiivseks riigiks. Me oleme suht altid minema kaasa uuendustega, juurutama uusi infotehnoloogilisi süsteeme, aga mis puudutab sotsiaalpoliitikat, siis on hästi, see valdkond on iganenud hoiakutega. Ma ei tea, miks see nii on. Leena, mainisite, et see juhtide osakaalu näitaja ei ole hea, aga äkki naised on nii targad ja ei trügi sinna lõkkesse heleda leegiga põlema, ma mõtlen sinna juhtimislõkkesse. Äkki nad ise ei tahagi olla juhid? Siin tuleb nüüd eristada, üks asi on tahtmine, teine asi on käitumine. Et naised tahavad, aga jah, läbi kaalunud erinevaid asjaolusid, nad teevad tõesti sageli selle pragmaatilise otsuse, et ma ei käitu vastavalt, ma ei tee selleks midagi. No, siin on jälle tulevad nagu hoiakud sisse, aga teiselt poolt peab tunnistama, et naised on alahoidlikumad. Aga sellele ei saa ainult appelleerida, tegelikult ühiskonnas ei ole ka see väga kombeks või seda ei toetata, et üks noor naine, kellel on väiksed lapsed, et see on täiesti normaalne, et ta teeb karjääri ja tema kõrval on mees, kes jagab temaga absoluutselt kõiki koormusi, alates laste kasvatamisest ja lõpetades kõigi majapidamistöödega, eks. Et mõlemad perestivad võrdset karjääri. Ja sellest me oma konverentsil räägimegi seal töö ja pereelu ühitamisest. Räägime sellest isegi, kuidas loomulikult nendest meetmetes, mida annab üksikisiku tasemel teha ja mida annab riigi tasemel teha, selleks, et palgalõhet, ma isegi ütleks, kaotada, mitte ei vähendada, peaks ikkagi kõrged ambitsioonid seadma. Ja kolmandaks isegi kuidas see mõjutab peresisest elu. Nii et selles mõttes selle konverentsil on teemad päris laiad ja veel rääkides konverentsist, seda korraldavad on selle initseerinud sotsiaaldemokraatide naiskogu Kadri siin Eestis ja meil rahvusvaheline tugi on Euroopa sotsiaaldemokraatide naiskogu selle juht Gita Kurmai tuleb Eestisse spetsiaalselt Brüsselis siia ja jagab oma kogemust ja kindlasti innustab ja toob uusi värskeid huvitavaid näiteid, kuidas palgalõhega võidelda. See kõik on... Ja Marianne Mikko, kes on muidugi juba teadlasega palgalõhe teema eestvedaja ja Riigikogu liige, võtab ka sõna sel konverentsil. Aastad on küsitud, et miks naised ei tee siis oma erakonda, et seista naiste võrdsete õiguste eest ja miks naispoliitikud, kes isegi selle teema on oma südameseks võtnud, ei saavuta alati väga ja sellist pöörast valimisedu, sellepärast et midagi ei teha. Suurem osa meie ühiskonnast, mitte suurem osa, aga ütleme ikkagi naisi on rohkem kui mehi, eriti valimisealiste seas. Mehed tükivad varem ära minema. Seda küll. aga samas nad ei saavuta väga suurt läbilööki, et ikkagi jääb nagu selline väike okas hinge, et äkki ikkagi Eesti naised ei vaja teie hoolt nii meeletut selle lõhe eest, äkki nad on kuidagi alla andnud ja on rahul sellega, nad on kasvatanud mehed selliseks, et nad tahavad juhiks saada, naised selliseks, et nemad ei taha juhiks saada. Ja nii edasi, nii edasi. Ma ei usu, et nad selle peale loodavad hoiakutega niimoodi, et kui seda teemat hoida üleval ühiskonnas ja tõesti aastaid ja sellega siiski tegeleda, siis üha rohkem naisi saab sellest teadlikuks. Ja kasvavad tulevad uued noored naised tööjõuturule ja nemad on veel kindlasti enesekindlamad ja oskavad palka juurde küsida paremini. Nii et sellega tuleb lihtsalt nagu tegeleda ja ma arvan, et see nii kui naine saab teadlikuks sellest teemast päriselt ka, näiteks ta tuleb konverentsile osalema, kusjuures see konverents on tasuta meil pühapäeval ja kasigi transport sinna konverentsile on tasuta, siis juba teadlikuks saamine kindlasti julgustab naist. Ja ma ei usu, et see on see, et
et nagu loodetakse selliste naispoliitikute peale, et ma arvan, et lihtsalt ei ole see teadlikkus veel piisavalt kõrge. Aga mis puudutab naisparteisid või te vist küsisite, et et selle kohta teeme ühe korraliku naiste erakond. Ei, näited on täiesti olemas ja niimoodi Islandil provotseeritigi aastakümneid tagasi, see vist oli 70-ndatel, aktiivsed naised lõid partei, saavutasid suure populaarsuse ja sellised mainstream parteid vaatasid, ohoo, meie käest võetakse hääled ära ja lülitasid oma programmi need vajalikud punktid, mille eest need naistepartei võitles ja niimoodi toimuski selline suur edasiminek tegelikult, sest naised ju saavutasid oma eesmärgi. Sageli naistel on see, et mitte võim ei ole siiski eesmärk, vaid mingi asi muuta ühiskonnas. Nii et nad olid rahul. Aga see on nagu üks stsenaarium. Eestis, ma ei usu sellesse väga, me võib-olla tahame seda asja ajada siin niimoodi, mitte ennast nagu vastandades meestele, vaid pigem seda lokku lüües ja ühiskonnas teadlikkust tõstes ja rääkides ja koos meestega, me ei ole nagu alla andnud selle koha pealt. Te ei ole otseselt meeste vastu ei ole? Ei, absoluutselt. Me pigem tahame koos. Kuigi näited on selle kohta, et naised meelega ennast distantseerivad, ma mõtlen sellised poliitilised ühendused. Ja nad teevadki oma asja ja väga niimoodi aktiivselt, et mitte öelda agressiivselt ja on näiteid. Aga ma arvan, et see ei ole Eesti tee. See on minu arvamus. Aitäh teile, Leena Kivisild, ja jõudu teile siis mitte väsimast seda rääkimast, et lõhega tuleb tegeleda, selle palgalõhega tuleb tegeleda. Palgalõhega. Ja pühapäevaks teile siis edu konverentsile.